Tere kõigile! Suur tänu, et te olete valinud olla täna siin teadliku kritseldamise kogukonnas, et vaadata siis ja osaleda sellises töötoas, mille nimetus on, et tahan jõuda rohkem. Ja tere ka neile, kes vaatavad seda järgi, kas siis siinsamas kogukonnas või YouTube'is minu kanalil. Aitäh ka teile, et olete siis valinud saada osa sellest, mida ma siis täna teile 45 minuti jooksul edasi annan, aga loomulikult võiks ka öelda loon koos teiega. Mina olen Kati Orav, ma olen visuaalne praktik, olen visuaalse lihtsustamise õpetaja, uurija, selle edendaja Eestis ja täna siis, kui me räägime sellisest teemast nagu ajajuhtimine, enesejuhtimine, eesmärgistamine, siis väga suuresti hõlmab see ikkagi ka sellist teemat nagu visuaalne lihtsustamine. Sest mida te täna kogete on see, et ma mitte lihtsalt peamiselt ei jaga seda, et mis see eesmärkide seadmine on või kuidas sisuliselt just eesmärke seada, vaid keskendun tegelikult just sellele visuaalsele poolele ehk sellisele praktilisele poolele, mida väga tihti juurde ei anta, vaid räägitakse, et kuidas siis eesmärke seada, miks peaks neid seadma, aga mõnikord jääb puudu sellest praktilisest poolest, mida mina olen siis näinud, et just nimelt visuaalne lihtsustamine oma olemuselt saab juurde anda, et olla selles kõiges veel parem. Ja minuga on täna siin koos ka Aveli, kes siis aitab anda edasi teie mõtteid ja küsimusi, mida te Facebooki siis selle sama video alla saate kommenteerida. Võite juba praegu ka öelda üksteisele tere, on tore näha, et kes on sinna siis meil kuulama, vaatama tulnud. Igaüks, kes registreerus, sai endale ka töölehe. Kui sa vaatad seda järgi ja sa ei ole töölehte saanud, siis miks mitte meile kirjutada ja küsida, et kas see on võimalik. Aga täna siis tõesti, kes nüüd viimasel hetkel registreerisid, seda töölehte ei saanud, aga kui meil on teie andmed, siis te saate selle töölehe homme koos järelvaatamise lingiga. Ja kohe meil tegelikult lähebki esimese hooga seda töölehte vaja. Töölehe kohta ka nii palju, et seda ei pidanud välja printima, kui ei olnud selleks võimalus, et saab ka täiesti teha niimoodi, et mina siin saan juhendada, mis sa teha saad ja siis oled ilusti meiega tegelikult kaasas. Ja võtame kohe selle töölehe ja seal töölehe peal on tegelikult esimene, võtan selle lehe siit nüüd eest ära. Ei saagi hästi täpta. Töölehe peal on teil 2 harjutust, kohe siis teise lehe peal ja teeme sealt ära need mõlemad harjutused. Need, kellel töölehte ei ole, saavad näha siis need harjutused siin. Ja esimene pool harjutusest on see, et kirjuta sinna mõttemulli üks enda soov, üks enda unistus. See ei pea olema midagi väga suurt, aga see võib olla midagi väga suurt, aga midagi, mida sa tahaksid oma elus ära teha, midagi, mida sa tahaksid väga saavutada või siis see võib olla ka midagi sellist, mida sa tahaksid mingi lühema perioodi jooksul, midagi väiksemat. Ja kui see soov ja unistus on kirja pandud, siis kirjuta selle jutumulli sisse, mis on see tähtaeg, et sa võiksid öelda, et nüüd on see unistus täitunud, nüüd on see soov täitunud, nüüd on see asi ära tehtud. Ja teine osa ülesandest on see, et sa kirjutad mõned tegevused, mis siis selle silla siin aitavad ühendada, ehk siis kui mul on unistus ja mul on tähtaeg, siis mis tegevuste kaudu ma saan selleni, et ma seal tähtajas võin öelda, et see asi nüüd on tehtud. Ja neid tegevusi ei pea palju olema, et esimesed sellised olulisemad, mis sul meelde tulevad, et see võib olla midagi väga praktilist, see võib olla midagi, mis sa pead õppima, kellegiga pead vestlema, pead mingi kirja saatma, võib-olla pead reha ostma üldse selleks, et lehed saaks riisutud ja nii edasi. Ja ma annan teile selleks esimese hooga kohe 2 minutit
ja kellel valmis on, siis lihtsalt ootad. See on see, mida me teistega jagama ei pea, ehk siis ei pea chati kirjutama oma unistuse või tähtaja või tegevuste kohta. See lihtsalt häälestab meid hetkel siis selle töötoa lainele. Ja 2 minutit läks nüüd. No nii, nüüd on 2 minutit täis ja loodetavasti jõudsid sa siis kirjutada need 3 olulist asja siis ülesse. Ehk siis unistuse, tähtaja ja mõned tegevused. Ja ennem kui edasi läheme, siis mõned sellised kokkulepped ka, et kuidas me siin täna siis koos toimetame. Et ole kindlasti lõpuni, sellepärast, et meil on plaanis loosida välja paar auhinda neile, kes siis aktiivselt kaasa löövad, mõne oma küsimuse esitate või peegeldate mõne oma mõtte. Aga selleks, et loosis osaleda, ei pea tegelikult sa pidevalt seal chatis kirjutama, sest minu üks kindel veendumus on see, et me ei saa õppida ja kuulata samal ajal, kui me ise tegelikult pidevalt siis kuskile chati midagi trükime. Jah, me saame teha enda oma mõtteid kuskile, aga chati teiste jaoks kogu aeg trükkides siis jääb võib-olla sellest enda kuulamisest natuke puudu. Aga ma olen siia sisse pikkinud mõned hetked, kui ma ekstra lasen teil kohe ütlengi, et nüüd ma tahan, et te kirjutaksite midagi chati ja kasutage siis seda hetke selleks, et sinna chati siis oma mõtteid jagada. Ja kui tekib jooksvalt mõni küsimus, siis tegelikult töölehel on see koht, kuhu saad siis enda neid küsimusi või mõtteid ka üles kirjutada ja lõpus siis neid kirjutada chati ja vaatame, kas siis saame võimaluse vastata, et kui neid on palju, siis vastan pärast veel seal chatis hiljem need mõned vastused, et kui ei ole nii palju, võib-olla jõuame koha peal siis lõpus ära vastata. Ja samamoodi siis on ka sellised erinevad head mõtted, eks ju, et mida siis saad jagada, et ei pea ainult olema mingi küsimus alati. Ja nüüd me teeme siis veel ühe sellise soojendusharjutuse, et kellel siis on tööleht, siis seal töölehe peal on, ma ise ka vahepeal vaatan, et ei ole päris töölehte pähe ju õppinud, et seal töölehe peal on 2 küsimust, mida ma ka kirjutasin, et tee ära enne töötuba. Aga tegelikult kogemus näitab, et ega paljudel selleks väga aega ei ole ja võib-olla kõigil ei ole ka see tööleht käepärast. Ja ma annan nüüd teised 2 minutit teile, et te saaksite selle 2 minuti jooksul mõelda ühele küsimusele. Ja see küsimus on see, et mida ma tean juba eesmärgistamise kohta. Ja eelkõige kirjuta see sinna endale,
sellesse lahtrisse, sinna töölehe peal või enda märkmetesse, kui sul töövihikut ja töölehte ei ole. Ja kellel on siis juba kirjutatud või on valmis saanud, siis nüüd on see koht, kui saad ka chatis siis jagada, et mis on need asjad, mida sa juba eesmärgistamise kohta tead. Ja 2 minutit läks nüüd. Nii, natukene annan veel aega teile. Ja teeme siis niimoodi, et Aveli, kes mulle abiks on, saab siis jagada mõned mõtted, mis siis on eesmärgistamise kohta meile kirjutatud, mida siis meie osalejad teavad. Näiteks on kirjutatud, et kui on eesmärk, siis hakkavad asjad iseenesest lahenema ja eesmärgid on tähtaegadega unistused. Siis veel, et suur eesmärk tee väiksemateks tükkideks. Siis on välja toodud mitu korda SMART mudel ja et eesmärk siis võiks olla vist võimalikult detailne ja koos siis tähtajaga. Konkreetne enesele seatud verstapost enesearengu või muu sellise siis kontekstis. Ja siin on veel mõtteid, aga need olid siis need, mis mul praegu silma jäid. Ja väga hea, sellepärast, et tegelikult tõesti, kui me räägime siis nii-öelda sellisest sisulisest eesmärgi seadmisest, siis ta on ühelt poolt võibki öelda, et kui me unistame lihtsalt niisama, aga talle mingisugust eesmärki ei pane, siis ju mingit tegevust ei ole ka võimalik sinna siis nii-öelda juurde panna, sest ma ei tea ju täpselt, et mis ajaks, kuhu suunas ma siis liikuma peaksin, et tegelikult tõesti see nii-öelda tähtaja panemine on ülimalt oluline. Samamoodi siis on oluline ka see sammude seadmine, ehk siis kui ma mõtlen, et see on enesearengu võtmes, ma tahan sinnapoole kuidagi liikuda, et siis mis ma selleks tegema pean. Ja siis oli toodud paar näidet, eks ju, et mis on see nii-öelda selline viis, et kuidas me saaks neid eesmärke, et kas on SMART mudel, et ta oleks siis võimalikult kas täpseks tehtud ja võimalikult ajastatud ja mõõdetav ja sellised asjad sinna juurde. No on ka koolkondi, kes tänaseks räägivad, et SMART mudel on mõttetu, eks ju, et niimoodi ei ole vaja seda täita ja neid erinevaid nii-öelda lähenemisi, et kas on siht ja kas on eesmärk ja mis on lähemad, mis on kaugemad ja et neid on kindlasti väga selliseid erinevaid tõesti. Ja teeme nüüd veel teise sissejuhatava ülesande ja sellise juba sisuliselt saab kommenteerida, ehk siis seal töölehel on siis teise pool, mida ma palusin siis teha ennem töötuba, aga saate teha ka nüüd, et mis nippe sa juba täna kasutad selleks, et rohkem jõuda. Ehk siis nipid, et rohkem jõuda.
see, mis oli siis ka meie pealkiri sellele töötoale, et tahan jõuda rohkem ja vaatame, mis nippe te siis pakute ja võtame sellise minut aega, et mõtiskleda nende nippide üle, panna endale töölehele kirja ja panna meile siis chati ka neid kirja. Nii, ja siis veel võib-olla selline nipp ka, et kui sa oma panid töölehele siis need enda nipid, siis kui sa näed seal chatis, et keegi on jaganud mingit väga head nippi, siis kirjuta see endale ülesse näiteks, et tegelikult me oleme täna siin kõik ju sellised jagajad, üksteiselt õppijad. Ja vaatamegi, mis siis minul ja Avelil ja teistel on üksteiselt õppida, ehk siis mis nippe siis te juba kasutate? Nii, siin tuli hästi palju. To-do listi oli, vabandust. To-do listi on hästi palju välja toodud, siis näiteks ajablokkimine, siis et erinevad ajablokid, kus siis süvenetakse erinevatele asjadele. Siis näiteks, et vähem sotsiaalmeedias passimist ja et tegutseda, mitte unistada tegutsemisest. Ei ütlemine, et ei tee siis neid asju, mis ei kanna eesmärki ja samamoodi siis suuremate tegevuste väiksemaks tegemine. Nimekirjad ikkagi, siis seesama to-do list. Ärgata tund aega siis võib-olla varem, et siin on isegi keegi, kes siis ärkan kell 5. Jah, vähem aega telefonis, siis prioriteedid ja jah, ma arvan, et sai enamus asjad nimetatud. Ja, no suurepärane. Siin oli päris mitmeid sõnu, mida ma siis nüüd ka hakkan kasutama, kui ma siis jagan teile natukene sellist põnevat lähenemist eesmärkide, ajajuhtimise ja enesejuhtimise kohta. Ja kindlasti oli ka selliseid praktilisi, millest otseselt täna juttu ei tule, mis ongi need, et nagu ei ütlemise oskus ja varem ärkamine ja mingid ajablokkide sättimine. Samas võib mõelda, et need on ka tegelikult siis need väga olulised tegevused, mis siis aitavad ju kaasa sellele, et oleks oma eesmärgile rohkem pühendunud ja meil oleks vähe neid erinevaid segajaid. Aga mina tahan siis täna jagada teile ühte sellist huvitavat lähenemist, mida ma lugesin ühe kihvti inimese raamatust. Võib-olla on nii mõnigi teist seda raamatut lugenud, kui te olete siin head eesmärgiseadjad, enesejuhtijad, ajajuhtijad, siis Stephen Covey on kirjutanud sellise raamatu nagu Väga efektiivse inimese 7 harjumust. See on tegelikult kirjutatud juba üpris ammu ja kahjuks ei ole Stephen Covey't, ei ole enam meie hulgas, aga tema raamat elab edasi ja tegelikult inimesed, kes on elus palju saavutanud, kui küsida, et mis on 10 olulisemat raamatut näiteks, siis väga tihti räägitakse siis sellest raamatust. Aga mis mind väga selle raamatu juures köitis, nagu ikka, kuna ma toimetan sellisel visuaalsel maastikul, väga palju on juttu siis sellistest asjadest, et kuidas me teeksime siis oma mingeid nimekirju või plaane. Ja Stephen Covey toob välja siis selle, et läbi aegade on inimesed tegelikult
erinevalt lähenenud siis ajajuhtimisele, enesejuhtimisele, eesmärgistamisele. Ja kui me võtame siis nende põlvkondade kaupa sedasi, siis võiks öelda, et esimene põlvkond oli see, kes tegelikult nagu keskenduski kõige rohkem just nimelt nagu ajajuhtimisele. Esimene, teine, kolmas on sellised rohkem siis sellised ajajuhtijad. Ja kui me räägime siis, et esimene põlvkond, nemad on siis olnud need, kes kasutasid rohkem selliseid nimekirju ja liste. Ja kasutasidki neid just siis sellepärast, et kõige rohkem võib-olla just nagu tunda rõõmu sellest kohesest ära tegemisest, et ma saan nagu midagi maha tõmmata. Ja samas jällegi sellise nimekirja kasutamisel puudub tegelikult vaade tulevikku. Et see on justkui ainult selline, kuidas öeldagi siis hästi kiiresti reageerimist vajavate asjade ära tegemine. Ja kui siin on see tulevik, et siis võibki tõmmata niimoodi, et kui mõelda, et kas siin on tulevikule see sild, siis tegelikult siin seda silda otseselt ei ole. On lihtsalt siis nii-öelda tegevuste nimekirjad. Teine põlvkond hakkas siis juba kasutama nii-öelda kalendermärkmikku, et hakata natuke rohkem vaatama siis tulevikku. Ehk siis siin on see tulevik olemas, pandi siis kalendermärkmikusse kirja siis oma tegevused, vaadati ette, mis kuupäevale ma midagi kirjutan, aga ikkagi siis võiks öelda, et see kalendermärkmik ei võimalda alati luua siis sellist hoomatavat tervikut ikkagi, et ma võin ju panna sinna kalendrisse kuskile 2. detsembri peale kirja mingi asja, aga siin täna 4. aprillil ma nagu ei näe ja ei tunneta seda otseselt. Ja võiks öelda, et pigem ollakse siis orienteeritud ikkagi sellisele ajakavale, ikkagi ajajuhtimisele. Nüüd kolmas põlvkond siis hakkas juba oma nii-öelda tegevusi detailsemalt kirja panema, ehk siis hakati vaatama juba, ikkagi vaadati ka tulevikku, aga hakati siis lisaks sellele, et lihtsalt tegevusi ja võib-olla vaadata mingeid tähtaegu, hakati panema ikkagi kirja juba ka selliseid asju nagu prioriteedid ja eesmärgid. Et mitte siis lihtsalt panen kalendris sinna ajale, et justkui see daatum on olemas, mis ajaks ma ära tahan teha, ei hakatud enam lihtsalt nii-öelda sõnastama siis selliste ärategemistena, vaid ka see, et mis need minu eesmärgid võiksid olla, mis on need prioriteedid, mille järgi, mida ma esimesena, mida teisena. Ja ühelt poolt ta nagu keskendub ka sellele, et mis meie väärtushinnangud on, aga selle kitsas koht oli pigem see, et hakkas hästi ära kaduma selline spontaansus ja mindi ikkagi, ütleme, sellise hästi detailse planeerimise juures, et ma planeerin oma päevast nagu iga sekundi umbes ära, mis ma teen, siis ma ei tea, kui keegi teist on seda proovinud, et täiesti detailselt oma päevaplaan ära nii-öelda täita, siis see on üks hetk nagu hirmus koormav. Ja siis võikski öelda, et tegelikult see kolmas põlvkond hakkas mingis mõttes vaatama uuesti sinna esimese ja teise peale, et natukene tuua seda spontaansust ja natuke rohkem lõdvaks lasta siis seda igapäevast tegutsemist. Ja nüüd, kui see spontaansus siia tuua, et siis siin ei olnud omakorda seda spontaansust. Ja nüüd, kui jõuda siis sinna 4. põlvkonna juurde, siis 4. põlvkond on siis nüüd see, kes tegelikult hakkas pigem vaatama, et ei ole olemas sellist asja tegelikult nagu ajajuhtimine. On olemas enesejuhtimine. Ja nüüd, kui keegi mäletab ja mind Instagramis jälgib, siis ma Instagramis ka küsisin eelmine nädal, et mis sa arvad, kas ajajuhtimine tähendab enesejuhtimist? Ja võib-olla nii mõnigi, kes seal vajutas siis, et jah, tähendab, oli üllatunud, kui minu poolt oli pandud, et õige vastus on tegelikult see, et ei tähenda seda. Sest tegelikult see, kui ma juhin oma aega, ei ole automaatselt see, et ma juhin ennast. Pigem võiks öelda, et see kalender või to-do list juhib mind, et see aja juhtimine on justkui tegelikult pigem nagu minu peremees. Aga kui siis vaadata, kui 4. põlvkond hakkas rohkem siis keskenduma sellistele ootustele ja suhetele ja oma väärtustele ja otseselt selliste tulemuste saavutamisele, siis seal ühelt poolt võib öelda, et oli neid erinevaid lähenemisi,
aga prooviti hoida siis ka ikkagi sellist spontaansust, et hakkas toimuma selline võib-olla natuke üldisem nii-öelda plaanide tegemine. Ja kui me siis mõtleme sellele, et kui meil tekivad üldised plaani tegemised, siis me pigem võiksimegi hakata nende sõnade peale, millega me täna oleme kokku tulnud mõtlema, et eelkõige on oluline see, et ma tegelikult üldse oskan eesmärgistada, et ma teen mingeid plaane, eesmärgistan neid. Kui ma eesmärgistan, siis ma tegelikult samal ajal ka juhin. Ma tahtsin siia tõmmata kriipsu ka vahepeal peale. See ei tähenda seda. Aga siin on see, et kui ma siis eesmärgistan, siis tegelikult see eesmärgistamise oskus ongi juba see enesejuhtimise oskus. Väga paljuski loomulikult ka enesejuhtimine, see hõlmab ka väga palju teisi teemasid, millesse me täna ei lasku, aga et kui vaadata siis sellise eesmärgistamise juures, siis see on üks ennastjuhtiva inimese tunnuseid. Ja kui me siis tegeleme enesejuhtimisega, siis me juba tegelikult paratamatult tegeleme ka ajajuhtimisega. Sellepärast, et jõuda oma eesmärkideni, teada, mida ma tahan, kuhu ma jõuda tahan, siis ma pean ju järelikult ka selleks juba leidma need võimalused selles ajaraamis, mis minule antud on. Nii et pigem võikski öelda siis, et see käib siis niipidi. No vaatame võib-olla vahepeal ka seda, et kas meil küll oli see, et ei pea chati vahepeal kirjutama, aga nüüd on see koht, et kui keegi tahaks chati võib-olla kommenteerida seda, et kui nüüd olla siin to-do listi juures ja et kuidas sa tunned ennast, et kas võiks olla rohkem siin, kus keskenduda sellele, et mis on minu väärtused ja prioriteedid. Oskad sa, Aveli, on sinna midagi meile kirjutatud või praegu kirjutatakse? Hetkel ei ole, aga võib-olla veel kirjutatakse. Ja see võib ka olla see koht, kus oma märkmikusse rohkem siis täita, sest see on praegu sinu õppimine siin ja igaüks leiab siit endale hetkel selle olulise. Ja kui me siis, saab siis lõpus veel jagada. Ja miks ma seda täna just jagan, on see, et ma võin täiesti nagu käsi südamel tunnistadagi, et mina ei ole selles mõttes mingisugune ajajuhtimise, enesejuhtimise, eesmärgistamise oskuste mentor või õpetaja, aga nii nagu alustasin, siis mina olen leidnud ühe vahendi, täiesti kindla nagu sellise tööriista, millega me saaksimegi siis seda kõike enda jaoks mugavamalt teha. Et kui küsida, et aga kui siis to-do listid ei toimi ja kalendermärkmik ei toimi ja selline detailsus ei toimi, siis mis siis toimib, et kuidas me saame siis sellist asja üldse ellu viia, et mille kaudu? Ja jõuame siis selleni, kuhu ma tegelikult kõige rohkem täna teid ka viia tahtsin. Et vaatame, vahepeal on üks kommentaar siis tulnud, Aveli. Ja, et jagati, et äkki siis soomlased ongi sellepärast õnnelikumad kui meie eestlased, sest et neil on rohkem siis suhted ja ootused, aga meil on Exceli tabelid. Ja, see on väga hea mõte. Võib tõesti niimoodi olla, et me saame isegi vaadata ajalooliselt võib-olla, kuidas on rahvuste kaudu ja võib-olla kui meil on siin kedagi, kes on enese või ajajuhtimise teemadel ka väga pädev, et siis võib ka sinna julgelt juurde kommenteerida mõned need mõtted. Aga see, millest ma siis olen rääkinud nüüd juba, et mis on see tehnika, mis aitab siis paljud, kes meil on siin kogukonnas, teadliku kritseldamise kogukonnas, teavad siis juba, et mis see visuaalne lihtsustamine on, aga kuna meil on ka alati uusi inimesi, eriti kui see pärast YouTube'is on ja seda võib laiemalt vaadata, siis visuaalne lihtsustamine on tegelikult selline tehnika, kus me kasutame siis märksõnu, sümboleid ja erinevaid kujundeid selleks, et luua siis tähendust, näidata infot või töödelda mingit infot, mis on meie peas või mida me kuuleme. Ja kõik need slaidid, mida ma siis nii-öelda kasutasin täna, ongi tehtud ju selle sama tehnika järgi. Ja visuaalse lihtsustamisel on hästi iseloomulik siis see, et me saame kasutada selliseid erinevaid kujundeid.
Ja nüüd on see koht, kui saad võtta siis endal töölehe, 4. lehe siis töölehes ka lahti ja seal töölehel on siis antudki niimoodi, et on tehtud 3 kasti. Seal, kus see pliiats on ülemine kast, joonista nüüd sinna ülemisse kasti ja keskmise kasti jätame siis, kui ma ütlen, et nüüd võtame keskmise kasti. Kellel ei ole töölehte, siis joonista lihtsalt paberile kaasa seda, mis ma siin teen. Ja joonistame natukene kätt lahti. Joonistame seda, et me saame siis teha hästi lihtsalt inimest, keda siis me saame joonistada nupumehikesena, ehk siis võib ka öelda, et oo ja tagurpidi uuna. Ja teengi niimoodi lihtsalt sellepärast, et mingisugused detailid ei pruugi üldse olla hetkel olulised, kui ma seda inimest joonistan. Siis ma saan kasutada selliseid asju nagu erinevad teeviidad. Näiteks tahan näidatagi, et mul on mingisugune eesmärk millegi suunas ja saan siia siis selle oma eesmärgi peale kirjutada. Või saan siis kasutada hoopis mingit sellist silti, teen 4 nurga, paar kriipsu, tõmban siia sellised nagu siksakid, justkui selline muru element ja jällegi, et saan siia peale siis midagi kirjutada. Ma saan kasutada ka selliseid elemente, nagu siin töölehel juba oli, et on jutumullid, et näidata, et keegi midagi räägib või mõttemullid, et näidata, et keegi midagi mõtleb. Ja saan kasutada ka selliseid erinevaid raame, näiteks kirjutan midagi ülesse, teen talle raami ümber, aga ei taha teda päris niisama lihtsalt jätta ja näiteks teen siia hoopis mingisuguse elemendi juurde, et toon sellist mängulisust nagu sisse. Ja saame kasutada siis ka näiteks erinevaid nooli või mingisuguseid teeradasid. Need on siis sellised põhilised elemendid, mida siis visuaalse lihtsustamise juures siis erinevaid asju tehes saame kasutada. Me võime kõiki neid kasutada eraldiseisvalt, näiteks on siia ümber mingi info võib-olla kirjutatud hoopis või on siis seesama jutumull siin inimese juures või on inimene siin kuskil ootamas midagi tegemas, et me saame kasutada eraldi, saame kasutada koos. Ja mis siis on üks võlu, kui me saame kasutada teda koos, on see, et me saame nüüd nendest elementidest luua sellist tervikut suurt pilti, ehk siis kus me saaksime siis ühelt poolt hoomata mingeid väikseid detaile, aga samas jätta ka mingisugust sellist spontaansust ja tuua siis sisse ka oma planeerimisse sellist mängulisust. Ja selleks, et neid suuri pilte siis luua, saame siis teha ühe näidise kõik koos ja nüüd on see koht, kui võtta siis töölehel see keskmine kast ja ma teen ka siia siis ühe sellise raami, et need, kellel siis ei ole töölehte, saate siis ka endale teha sellisena. Ütleme, et ta on justkui oleks laiupidi A4 sul käes, et kellel ongi olemas võib-olla lihtsalt see A4 käe pärast, võta siis ta lihtsalt niimoodi kätte ja tee siia raam ümber ja joonista siia suurelt. Ja kellel on tööleht, saab siis sinna peale teha või kui tahab, tee ka suuremalt. Ja teeme siia siis ühe sellise pildi, mis aitaks siis meil kasutada sellist eesmärgistamist natuke teadlikumalt. Ja ma kasutan selleks siis seda, et ma joonistan siia alla vasakule ühe inimese ja joonistan selle inimese juurde jutumulli ja see jälgi mul rohkem siia vasakule poole. Ja teeme siis selle jutumulli taha siia ka selle sama raami, mida me siis seal ennem siis koos joonistasime. Nüüd ma tõmbasin siia taha ühe sellise silmapiiri ja selle silmapiiri ülesse paremale teen siis veel ühe sellise aluse, mida me juba joonistasime. Nüüd ma talle seda muru elementi ei teinud, sest tal juba on see silmapiir seal justkui olemas.
Ja võib juba ju aimata seda, et siia on joonistatud siis pilt, kus me siis saame mingist punktist liikuda teise punkti ja teha seda siis näiteks teeraja kaudu. Tegin siis siia sellise teeraja ka. Ja ma kasutan siis veel ka seda pinda siin ära. Teen siia ühe väikese sümboli. Teen talle lihtsalt sellise raami ümber, et juba see sümbol tegelikult annab sellele raamile siin sellise mõnusa visuaalsuse juurde. Ja olemegi loonud nüüd nendest elementidest ühe tervikpildi, aga mitte see tervikpilt üksi ei ole nüüd see, et saame aru, et me tahame nüüd kuskile siin liikuda, vaid tegelikult see on nüüd see, kus me saame ka hakata siis oma nii-öelda plaane mõtestama ja eesmärgistama. Ja alati on siis see, et tegelikult ju tuleks läbi mõelda, mis on see, mis ma teha tahan. Ehk see, mis me seal teisel lehel nüüd sinna mõttemulli kirjutasime, et mis on see minu soov või unistus. Siis see eesmärk, kuhu ma jõuda tahan, see on nüüd see tähtaeg, kuhu ehk siis või see võib olla ka millal. Ma panen siia ka siis selle soov, kuhu ja tähtaeg. Ja see teerada ongi siis need tegevused. Ehk siis kuidas. Kuidas ehk tegevused. Ja me tõime nüüd pildile kokku 3 olulist asja, mida me juba tegime teiega ka töötöö alguses, aga näete, kuidas nüüd nad hakkavad justkui elama, sest me oleme loonud sellise raamistiku. Ja mis siis on, kui me mõtleme selle peale, et meil on oluline ka teada, mis on meie prioriteedid või mis on meie väärtused ja tegelikult üks oluline asi, mida me väga tihti unustame ära, kui me teeme, siis lihtsalt täidame kalendrit või teeme to-do liste, on see, et me unustame endalt küsida, miks me tahame seda unistust või soovi üldsegi täita. Ja miks? Ja siin on siis see väärtuste koht. Ehk siis niimoodi lahti joonistades annab see võimaluse meil hakata oma mõtlemist laiendama ka nende olulistele hetkedele, mis siis päriselt on see, mis siis aitab seda ennast juhtimist ka teostada ja eesmärgistamist ellu viia. Miks ma tahan üldse seda teha? Ja see miks on asi, mida tegelikult võiks juba väga noorest peast harjutada lapsi küsima. Me teame kõik seda luuletust, miks on taevas tähed, miks on maa peal rohi ja nii edasi. Ja siis, kui laps hakkab ükskord küsima neid, siis me tahame kogu aeg, et ta vait jääks. Aga tegelikult see, miks ongi see ju siin, mis paneb mind üldse jõudma kuhugi, mis panebki siin mind tegutsema. Plus need prioriteedid ja väärtused on samamoodi, et kui mul on need prioriteedid ja väärtused paigas, siis ka see on justkui see nähtamatu liin, mis need tegevused nüüd seob selleks, et ma püsiksin sellel teekonnal. Ja see on see, mis mind kõige rohkem selle suure pildi juures võlubki, et hea küll, see joonistamine on äge, see, et see mänguliselt tekib, ma saan ta panna seinale, päriselt vaadata, aga kui ta annab ka võimaluse mitte lihtsalt luua raamistik, vaid panna juurde ka need olulised hetked ja neid kogu aeg ka näha, siis see ongi see, mis tegelikult siis paneb meid toimetama, ennast juhtima, eesmärkidele jõudma ja loomulikult siin võib olla ka mingisugused ajalised asjad, et see, kuidas sa siis selle tegevuse siin planeerid, on sul enda valida. Et selline lühike ja kiire juhatus siis visuaalse lihtsustamise maailma, sellesse maailma, kuidas me saaksime siis vaadata enesejuhtimisele, ajajuhtimisele peale ja just nimelt siis sellises visuaalse pildi loomise võtmes.
Ja ennem kui nüüd ma lasen siis natukene teile, et vaatame, mis siis teie tahaksite selle kohta kommenteerida, mõned mõtted jagada, võib-olla mõned küsimused küsida, siis tahaks jagada siia ühe loo, mida ma olen ka varem rääkinud ja kuna siis naisterahvas, kellest see lugu on ise lubanud, et ma võin tema nimega seda lugu rääkida ja ükskord just hiljuti käisin ühel naisteklubile rääkimas siis sellest tehnikast ja seesama naine Tiia oli seal ja Tiia seisis püsti ja rääkis ka ise selle sama loo ja näitas meile tegelikult seda pilti läbi aja ja see lugu juhtus siis umbes 7 aastat tagasi ja kui siis üks punt naisi kutsus mind koolitama visuaalset lihtsustamist ja kui ma ütlesin, et teeme nüüd ühe sellise suure pildi ja kirjuta sinna mingi oma soov ja tähtaeg ja paneme sellise plaani ja kuna see oli jaanuari algus, siis ma ütlesin alguses, et mõelge mingi tööalane plaan. Ja siis see Tiia seal kõva häälega niimoodi mõtleb, et ma ei tea, et tööalaselt midagi ei ole, aga tahaks 10 kilo kergem olla. Ja siis ta otsustaski, et ta teeb sellise plaani, et 10 kilo kergemaks, pani konkreetse mingi maikuu või aprillikuu tähtaja sinna. Ja teised naised läksid ka loomulikult sellega kaasa, sest kes ei tahaks võtta natukene, et iga naine alati tahab mõne kilo alla võtta, et see on kuidagi selle müstiline soov on ju naistel. Ja siis juhtus selline lugu, et ma pool aastat hiljem kohtusin selle naisega, kes kutsus mind sinna koolitust tegema ja ütles, tead Kati, mäletad, Tiia tegi sellise plaani ja ta ongi nüüd 10 kilo kergem ja räägib kõigile, et visuaalne lihtsustamine on parim tehnika ja Kati on suurim visionäär, keda ma kohanud olen. Ja tegelikult tema kõige suurem nipp ka selle juures oli see, et ta pani selle päriselt seinale ja ta päriselt monitooris, päriselt kirjutas asju juurde, mingeid nippe asjad. Ma nägin seda lehte ja see oli tõesti näha, et see oli läbi aja siis kogu aeg niimoodi täidetud erinevate asjadega ja kaalumise ja kõige sellisega. Ja mis veel point tuleb veel sellega, et mul oli tore kuulda seda, aga siis sellest kohtumisest veel omakorda pool aastat hiljem läksin mina siis Tartusse toetama ühte üritust visuaalse lihtsustamise teel ja tuleb mu juurde üks naine ja ütleb, tere Kati, et tänu sinule ma olen 15 kilo kergem. Ja siis ma sain aru, et tema oligi see sama Tiia, keda ma ei suutnud ju ära tunda, kui ta oli juba 15 kilo kergem ja siis ta tuli omakorda ja rääkis mulle seda lugu, ehk siis nägin päris elus siis ka seda tulemust. Nii et üks asi on tõesti ka see, et see visuaalselt töötab, aga töötab ka see, kui ma panen ta seinale või kui ei saa seinale panna, siis endale kuskile laua peale, kui sa ise seda ka igapäevaselt näed ja päriselt sellega ka tegutsed siis. Ja mina olen niimoodi saanud tegelikult valmis ka ühe oma raamatu, mis ma 2014 avaldasin ja nüüd siis loodan saada valmis niimoodi järgmise raamatu sellise plaani kaudu. Nii et selline inspireeriv lugu veel juurde ka. Aga nüüd vaatame, Aveli, kas meile on vahepeal kirjutatud mõned mõtted? Jaa, Kaire on kirjutanud, et hea skeem, lihtne ja asjalik ja Annika on ka kirjutanud, et Kati, sinu sellist plaani olen kasutanud paljudes erinevates olukordades, eesmärgistades. Kui selline plaan silme ees, siis ongi visuaal oma eesmärgist ja tegevustest silme ees ning seda armsam, olulisem see eesmärk on ning tundub väga kätte saada. Ja ka Klaarika on kirjutanud, et väga hea, aitab hästi. Ja suurepärane, et juba ka need, kes on kasutanud, saavad kinnitada teistele, et see tõesti väärib proovimist ja tegelikult ei ole siin ju midagi rasket. Minegi nende samade asjadega edasi. Loomulikult, kui sa tahad seda tehnikat rohkem õppida, siis sa saad tulla minu mõnele väljakutsele näiteks, kus ma rohkem seda õpetan. Ma teen ka näiteks väljakutseid õpilastele, lastele 1.–12. klassini, nüüd aprilli vaheajal jälle on tulemas väljakutse, on tulemas eraldi haridustöötajate jaoks ja on tulemas siis täitsa eraldi kohe uus väljakutse, mis ongi eesmärgistamiseks. Ehk siis sinna saavad täiesti tulla ka need, kes on juba minuga võib-olla kohtunud, juba praktiseerite
aga tahaksitegi siis kuulda võib-olla just sellise eesmärgistamise ja suure pildi mõttes, et kus me siis neid erinevaid template'e ja põhju siis saame koos luua. Et see info tegelikult juba tuli teile tõenäoliselt ka e-maili peale, et kõik, kes töötuppa regasid, said siis endale info ka selle kohta, et kus saaks seda ka edasi õppida, kui selle vastu huvi on. Ja mis me siis lubasime? Me lubasime ka mõned auhinnad loosida. On nii? Et esimene auhind, siis, mille me loosime, on Neulandi vildikad. Need on siis üks must ja värviline vildikas, ehk siis, et juba see toetaks, et kui sul on olemas oma märkmik, et siis sa saaksid näiteks kasutada ja teha neid asju visuaalsemalt. Nii, vaatame, kellele me selle loosime siis. Nii, ma kerin siin neid kommentaare, sina siis ütle mulle stopp, kui tundub õige hetk. Jaa. No stopp. Nii, aga saigi Annika Kasio. Annika Kasio. Väga hea. Siis järgmise auhinna loosime märkmiku. See on siis minu enda tehtud selline täpimärkmik. Need on siis seest, lehed on siis seest küll tühjad, aga siis tal on lõpus on ka siis selline väike nipp siis visuaalse lihtsustamise kohta, et kuidas seda kasutada, miks kasutada. Selline kangelase, saad olla iseenda kangelane. No nii, ma olen valmis jälle stopp ütlema. Stopp. Nii, ja Maris Kivistik. Oi, kui tore. Maris Kivistik. Palju õnne. Tuleb siis märkmik. Ja kolmandaks loosime välja siis selle uue väljakutse, mis on siis eesmärgi seadmise väljakutse. See toimub 23 kuni 27 aprill, algab pühapäeval, lõpeb neljapäeval ja ta on tegelikult läbitav täiesti ise, nii et iga hommik tuleb Google Drive kausta video ja ülesanne. Ja siis on võimalus neljapäeval lõpetuseks koos minuga siis veel kohtuda otse Zoomis ja jagada võib-olla mõned küsimused ja mõtted. Nii et kes selle võidab, siis ei pea kartma, et kui ei ole aega nii palju, siis tegelikult selle 15 minutit iga päev mingil hetkel tõenäoliselt ikka leiad. No nii, loosime siis selle ka. Hakkasid scrollima, jah? Stopp. Nii, ja see läheb Kadri Jõgi. Kadri Jõgi, väga hea, palju õnne. Me võtame teiega ühendust, aga võite ka ise juba muidugi kirjutada näiteks minule chati, Kati Orav chati ja siis lepime kokku, et kuidas te need auhinnad saate. Aga tegelikult kõigil teistel on ka võimalus veel täpselt need samad auhinnad võita. Kui sa jagad sotsiaalmeedias oma seda, kas seda töölehte või oma mingit visuaali või mingit plaani, mis sa siis sellest töötoast inspireerituna tegid ja pane kindlasti juurde siis hashtag Kati Orav, hashtag tahan jõuda rohkem, ehk siis muudame ooks ja võid ka mind ära tagida. Et see on ka meili peal kirjas teil. Et kuidas oleks võimalus siis saada auhind ja järgmine reede siis me vaatame, kes siis jaganud on ja loosime siis teie vahel omakorda need uued 3 auhinda, samad auhinnad siis välja. Aitäh teile, et te tulite. Te saite tõenäoliselt siit mõned head mõtted juba selle koha pealt siis, et kui to-do listi teha, et kas see alati töötab ja võib-olla siis, kui igapäevaselt teha to-do listi, siis võiks ta olla sünkroonis siis ka mingisuguse suurema plaaniga, mille peal me alati näeme, et miks me midagi teeme ja kuhu me tahame jõuda. Ja nüüd töölehel on ka tegelikult viimane koht see, et kuidas see kõik seostub tegelikult vaimse tervise ja loovusega. Ja ma tahakski sellega lõpetada, et kui me toome oma mõtted ja soovid peast välja ja loome neile käega katsutavad tegevused ja tulemused, siis juba me oleme ka vaimselt tervemad, sest meil on kergem olla, me ei kanna kõike oma peas. Näiteks on üks naine kunstiteraapia professor
kes jagab siis enda teooriat, et meie aju on tulevikuennustusmasin ja et meil väga palju on meil stressi ja pingeid, sest me püüame kogu aeg oma peas selle tulevikuga tegeleda. Ja minu teooria sinna juurde on siis see, et aga toome selle tuleviku siis peast välja silmade ette, et me ei peaks kogu aeg seda kaasas kandma. Siis me saame sellest ka korra distantseeruda, seda eemalt vaadata ja saame ka näha, et mis need plaanid siis olid, et me ei ketraks ja ei mõtleks üle neid asju. Ja loovuse seisukohalt siis on öelnud meie enda Eesti ajuteadlane ja loovusest palju kirjutanud Jaan Aru, et tänapäeva loovus siis ei ole ainult see, et 1 + 1 on 3, sest robotid juba panevad meile seal ära selles kõiges, aga loovus on enesejuhtimine. Loovus on see, kui ma tean, mida ma elult soovin, ma tean, kuhu ma tahan jõuda, kuidas sinna jõuda ja oskan seada oma sammud sinna ja tunnen iseennast, oma väärtusi, oma miksi minu sees. Nii et kasutades seda tehnikat, saame me kasutada siis hoida ka oma vaimset tervist ja toetada oma loovust, olla terved ja loovad inimesed, nii et eelkõige siis enesejuhtimine, eesmärgistamine ja mitte see, et aeg juhib siis meid. No läksime natuke ajast üle, aga ma arvan, et kes siis lõpuni olla saanud ja vaatas järgi, siis sai need väärtuslikud mõtted veel lõpust ka. Me kohtume siis juba järgmises tasuta töötoas juunikuus või nendega, kes siis huvituvad sellest teemast rohkem õppida, kohtume mõnel väljakutsel. Aitäh, et te tulite, aitäh Aveli, et sa aitasid. Ja kes soovib, saab siis seda vaadata järgi salvestusena ka. Mõnusat olemist teile ja aprilli jätku. Head aega!